No terekest. Täna on meil siis 21. veebruar ja kell on 16.50. Tulin jälle siia Karoni randa. Viimasest korrast on mõni aeg möödas juba. Et vaatame, kas on mingid arenguid toimunud siin. Ahaa, ma juba näen rohkem rahvast siin. Täna on rannas vist üle 10 inimese. Päris suured massid on kokku tulnud. Nii seal tagapool tundub, et on paremal pool siis ütleme kuskil võib-olla mingi 10–15 inimest. Ja siis siin vasakul pool ka võib-olla kuskil 10 inimest. Nii et kui eelmine kord, kui ma siin käisin, siis oli siin 3 inimest koos minuga. Ja siis nüüd on veidike rohkem juba. Aga millest see tingitud on? Sest ma võin teile kindlalt öelda, et võrreldes jaanuari lõpuga on palju rohkem rahvast siin. Et need, kes tulidki seal jaanuari keskpaigas võib-olla, siis nemad on nüüd karantiinist väljunud, on tulnud siia Puketile, ennast sisse seadnud. Kes niikuinii iga aasta on siin talvitumas käinud, selles mõttes, et kes on oma koduriigis talveperioodiks tuleb Taisse, siis temal ei ole vahet, ja ta võib seda 2 nädalat seda karantiinis ka ära olla. Eksid krabikesed jooksevad ringi. Aga mis minu jaoks üllatav on, et rannad on küllaltki puhtad. Et seda plastikut ja prügi ja sellist asja ei tulegi väga palju juhuranda. Et ma olen alati arvanud, ja ma olen näinud ka, kuidas varahommikul on tulnud mingi koristustiim randa peale ja koristanud. Aga siin on näha, et siin ei ole tükk aega keegi koristanud. No praegu oli esimene plastikpudel, mis ma leidsin. Aga muidu on täiesti puhas. Vesi on ka ma näitan. Et Karoni rannavesi on ikkagi ilus, läbipaistev puhas. Täna just tuli üks uudis, et Moskva Singapur Phuket lennuk saabus siia. Ja nüüd ongi selline tendents, et rahvas on hakanud rohkem otse Phuketile tulema. Et kui sa niikuinii oled arvestanud, et sa lõpuks Phuketil maandud, siis miks mitte kohe võtta siis
selline lend siia, sellepärast et Singapurist ma ei tea, mitu korda nädalas seda peate ise vaatama, aga Singapurist on siis lendab nüüd otselennuk siia. Ja miks see nii eriline on? Sellepärast, et Eestist sellist piletit ei saa osta, et näiteks Tallinn, näiteks oletame siis Finnairiga Tallinn, Helsingi, Bangkok, Phuket. Sellepärast, et esimene riiki sisenemise punkt tähendab ka esimest karantiini. Ehk siis sellest Bangkoki osast teid selle siselennule edasi ei lasta. Aga kui te tulete läbi Singapuri, siis teil esimene riiki sisenemise punkt on ju Phuket. Kuule, kui liiv teeb. Ja vaatasin pileti hindasid ka, et kui näiteks võtta Finnair, siis Tallinn, Helsingi, Singapur maksis 600 euri. Kus mõni aeg tagasi ma vaatasin, oli alles 470 euri. No see on Finnair, eks ole. Siis ja Singapur Phuket oli 70 euri. Nii et praegu on siis 670 euri, oleks selline lend. Aga mõni aeg tagasi oli natuke soodsam. Ja kõige huvitavam on see, et kui te lendate Helsingi, Singapur, siis on 602 euri. 2 euri kallim kui Tallinnast lennata. Kuigi Finnair teeb selle Tallinna Helsingi otsa ju juurde sinna. Peaks olema nagu odavam. Jah, jalajälgi ma vaatan ka nagu rohkem kõvasti. Ja siis siin koha peal on siis võrreldes Bangkokiga väga suured erinevused. Ranna sinna poole. Erinevused on siis need, et kui Bangkokis te peate kuskil mingis hotellitoas seal 15 tööd ja 16 päeva passima, siis siin te saate võtta endale väiksesse resorti väikse villa. Näiteks ma tean ühte Eesti perekonda, 7-liikmeline perekond, kes tulid ka jaanuaris. Ja nemad võtsid sellise villa. Ja kui otse nendele nii-öelda resortidele kirjutada, siis nad teevad päris häid soodukaid. Ja neil oli siis selline asi, et nemad said olla täiesti oma pead. Terve resort oli nende päralt. Ja kuna nad võtsid kohe pool access toad, siis nad said ka basseinile ligipääsu alates esimesest päevast. Muidu mitte üheski karantiinihotellis basseini ei lubata ujuma, et te teaksite. Aga need karantiinihotellid, need on AC-kuud, aga need, mis Phuketil on, need on AL-kuud. Need on alternatiiv local karantiin, nii-öelda. Ja nendel on võimalik ka basseini. Kui on võimalik garanteerida näiteks, et siis üks pere või üks seltskond on ainult oma bassein neil, siis on nad lubatud sinna. Et tuleb valida selline koht. Ja siin on ka muidugi hotellid olemas. Need hotellid on ka kõvasti paremad, kui on Bangkokis. Et mina reisisin väikse koeraga ja seetõttu mul oli Phuketil otse tulemine natuke raskendatud. Ja sel hetkel Singapuri Silk-Airi lende ei läinud ka. Siis pidin minema Bangkoki ja päris ebameeldiv oli, ütleme, see kogemus. See ei ole 14 päeva, nagu räägitakse. See on 15 ööd ja 16 päeva. Sest esimene päev loetakse 0 päevaks. Ja sellega on väga lihtne mööda panna ja see ei ole niimoodi, et mulle see hotell ei meeldinud, ma vahetan hotelli, lähen teise kuskile. Siis sul hakkab karantiin otsast 0 peale jälle. Mingid huvitavad augud on siin. Tea, mis siin on. Kes siin elab. Aga näete, liiklus, Kaaronis on isegi mingi väike liiklus tulnud. Ja täna ma sõitsin läbi
ja vaatasin, isegi mõni restoran oli lahti, seal olid kliendid sees. Et täitsa siuke nagu elu hakkab sisse tulema siia. Muidugi paljud eestlased, kes siin lubasid suure suuga tulla veebruari algus, need ei ole siiamaani tulnud. Osad ütlesid, tulevad märtsis, osad ütlesid, et tulevad siis, kui see karantiinivärk saab läbi. No, see saab võib-olla alles sügiseks läbi. Siin on laste niisugune mänguväljak. Kes ei tea. Siin on piraadilaev veel lastele. Karonis on päris äge tegelikult. Noh, turisti seisukohalt muidugi. Siin on kõik olemas. Sellise lühiajalisele turistile on siin absoluutselt kõik teenused. Hotellid on kohe üle tee ja... näe, mis asi see tuleb? Valimisreklaam. Siin on mingid valimised praegu toimumas. Mingid mehikesed on seal peal, vaata, autosed põeda. Number 2 ja number 3 ja ma ei tea, mis see tähendab. Siin on üks huvitav plakat. New normal. Mis on uus normaalsus? Hoia distantsi, kanna maski, pese käsi ja väldi rahvarohkeid piirkondasid. Noh, muidugi siin on naljakas, et siin on rannariietus inimestel maskid peas. Seda või kohe öelda, et Phuketil ei ole sellist nõudet. Et te võite rahulikult ilma maskita olla. Üldse igal pool väljas võib olla ilma maskita. Nii et mõelge sellele, et otse Phuketile tulla. Et see võib täitsa siuke alternatiiv olla, nagu nimi ka, alternatiivne karantiin. Noh, muidugi hinnaklass on teine. Et sellega peate arvestama, et kõige odavam karantiinihotell Bangkokis maksab kuskil 1000 eurot. Sellest on veel mingid odavamad, aga mina ei tea kedagi, kes oleks saanud sinna toa, sest need on kogu aeg kinni. Aga Phuketil maksab selline alternatiivne karantiin pool accessiga, no, on 50 000 bahti, ehk siis alates. Ehk siis kuskil mingi 1400 või. Mitte 2 nädalat, vaid 15 päeva ja või 15 ööd ja 16 päeva. Aga tingimused on palju paremad. Et väga väiksed asjad näiteks loevad, et kui Bangkokis on karantiinihotellis on selline värk, et koputavad sulle 3 korda päevas ukse peale ja siis jätavad sulle ukse taha tooli peale karbi sees söögi, see leige söögi. Siis siin, kui te võtate selle alternatiivse villakarantiini, siis siin nad panevad taldrikute peale ikkagi toidu nagu ilusti katavad ära teile. Siin kalurid sorteerivad võrke. Saavad iga sorteerivad, õhtul hakatakse püüdma siin samas rannas. Väike paadikene on siin ja pisike paadik. Täitsa veider, eks ole, et Karoni randa on tulnud kalurid tagasi. Et kunagi enne turiste olid ka siin kalurid. Patongi rannas oli samamoodi kalurid. Elu on muutunud ikka. Noh, vähemalt ajutiselt. Aga vetelpäästjad on ka siin. Need muidugi istuvad, chillivad, tõmbavad siin kanepit. Lõhna järgi tunnen. Väga suur puu siin.
muidu rahvas jah, chillib siin palmide all ja mingi kiik on siin. Lähipäevil on siis plaanis mul minna, või ütleme lähiajal plaanis minna PP-le, teha sealt üks ülevaatevideo. Siis ma tahan Kohtjao ja Aile minna, sealt teha üks ülevaatevideo. Ja siis ma käiks ära Karatša jail ja Korralil. Et näitan, mis seal ka toimub siis. Aga tšau seniks!